Kuidas tunne on, oleme siin Aravete kardirajal täna Corner 1 hoovikardi sarja esimene etapp Aravete GP, kuidas tunded on enne võistlust? No ma ei tea, see toppis mul kaamera just äkku. Nii et... Kuidas on? Ma ei tea. Selge, kui sa ei tea, siis ma ka ei tea. Ja rohkem ma midagi vist ei ütlegi, ainult seda, et märgad. Wow, nothing surprise us. Jah, head aega. Nagu öeldud, 2025 Corner 1 hoovikardi sarja esimene etapp Aravete GP ja lähemegi otse kvalisse peale. Tundus nagu sessioonid oleksid lühemad kui harjumuspäraselt, just kui oleks 8 minutit sessioonid, kus nagu lõpetati väga varakult asjad ära, et kogu sessioon mahuks nagu 8 minutisesse. Ja seekord ei spinninud esimeses kurvis, vaid spinnisin hoopis teises kurvis. Muidu mul on alati traditsiooniks esimeses kurvis Aravetel esimesel sessioonil spinnida. Aga seekord tegin siis teist ringi. Võidad teises kurvis. Rada on kergelt niiske mõnes kohas, aga üldiselt ideaaltrajektoor on juba kuiv. Siin oli sees kergelt niiske ja lükki kohe laiaks ära. Tangukas kurvis ka oli, seal on niiske kohad seda kurvis. Muidu üldiselt kuiv. Ringe tunne liiga hea ei ole. Kuidagi ei olnud seda erilist enesekindlust ja kuna juba eelmistest sessioonidest oli ka nagu näha, et sessioonid on maru aeglaselt, maru lühikesed, siis on väga kiiresti asju teha. Omajagu vigu ikka sees on, kurvid pikaks ja nii edasi, et ei ole sõit ideaalne. Sõitsin ma kvalis siis 4. grupis. Tegelikult kui öelda, et mis see kvali tulemus oli, siis enda grupis oli 6. koht. Minu grupi võitis Lauri Kärsin ajaga 57,7, mina sõitsin 58,7 ja üldkokkuvõttes kvalis 60 osalejast 25. koht siis. Ja 90 kilogrammi pluss klassis oli see siis 3. koht, kui ma õigesti tulemustest välja laen. Läheme kohe Iidi starti. Sõidame meie siis Heat 4, viimasena sain siia sisse. Ja kvali tulemustest nii palju, et ei olnud siin tegu ikkagi kvali 3. koha, või noh, oli justkui, aga kasutati siis hiitidesse jagamiseks viimasüsteemi ja seetõttu saadin 4. siitis viimaselt kohalt ja proovime siin kohe kohti teenida 9. stardiga võrreldes tõusta. Noes vasakul oli Šamsudi Mušajev, kes on minu klassi sõitja, sain siin praegu mõlemast mööda kohviku kurvis, aga nina on ikkagi veel vahel siin konkurendil.
isub mul siin pikaks ja saavad mõlemad uuesti minust mööda. Peame hakkama uuesti kusima. Suudin läheb nüüd laiaks, saan paremale kõrvale. Turub ta mind siin veits äärekivile, võib-olla ei teadnud, et ma seal olen. Ja sisekurvist saab veel juba üks kamraat mööda. Saan nüüd Samsudinist küll mööda, aga kaotan koha teisele sõitjale, kes ei tea otseselt, kes see on. Ja praegu panen kokku. Proovin jälle vahele. Puude seal. Ja saab uuesti Samsudin mööda. Ikkagi liiga hea sõit ei ole, liiga hea tempo ei ole. Öelda, et hiiti parim ringiaeg oli mul täpselt samas kümnendikus, kus oli ka kvali parim ringiaeg. Ja ülist arengut vahepeal ei toimunud. Proovin nüüd Samsudini vastu minna, seal väliskurvis on keegi spinninud. Ei teagi, kas mul läks keskendumisega midagi või lasin selle kurvi korralikult pikaks. Ja Samsudin saab uuesti mööda. Siin omavahel pusimine oli. Praegu meil siin siis võistlus käimas 90 pluss kilogrammi klassi 6. koha peale järjestuses. Kliimarežiimiga kukkusin ikkagi oluliselt madalamale, kui ma oleks muidu võinud olla. Just sellepärast, et oma grupis ma ei olnud kõrgel kohal. Esimesed grupid olid seal Merjemaa rajaga ja seal 90 kilo sõitjad said teha oluliselt paremat tulemust kui mina enda kvaligrupis. Juba enamasti kuival rajal. Kusin siin ikkagi Samsudini vastu veel. Liiga palju põnevat siin sõidus ei toimugi. Alguses olid need kusklemised ära ja nüüd sõidan Samsudini järel, proovin küll saada talle vastu, aga pole siiani õnnestunud ükski katse. Läheb siin ka pikaks nüüd viimane S ja kaotan sellega sirgele minnes aega ja ei teki siit võimalust esimesse kurvi proovida. Ja kurv nagu ikka aravetest triki pidurdamitega pampi on seal ja kard tahab minna. Kardil tahavad pidurit plokki minna või siis ta läheb lihtsalt pikaks või spinni. Tuldin mul seal jälle vahele. Nagu oleks ikkagi veel lootus Samsudini püüda. Proovin küll. Mõned kurvid nagu tulevad hästi välja, teised jällegi ei tule. Siin tiigikurvis olen nagu alati hea olnud, seal ma olen saanud aega tagasi võtta ja tundub, et siin ka Samsudini, kes minuga muidu samas kaaluklassis. Ma olen seal veidi kuri enda peal, et lasin jälle selle S-i pikaks. Korralikult maad ja aega Samsudinile olen nüüd viimase ringi teiseks pooleks siin korralikult järgi võtnud. Ja ilmselt hakkasin otsima võimalust viimasesse šikaani ja S-i. Samsudin kaitseb väga agressiivselt. Ta läheb ka kurv pikaks, proovin sisse kurvi hüpata, aga
sirgest jääb puudu. Ja ei saa sealt mööda. Aga hea sõit ja Nukic on suudiline. Lihtsalt enda tempo ei olnud päris parim. Kiirem ring oli mul küll 0,1 kiirem kui Samsudinil oli selles sõidus, aga stabiilsusest nappis. Nüüd siis sõidame D-finaali. Sõidame siin. Sõidame siin 5. koha peale siis. Samsudiniga. Ülejäänud sõitjad ei kuulu minuga samasse klassi, liiga palju mind ei mõjuta. Põhiline on ikkagi võitlus Samsudiniga. Praegu oleme siin juba tõusnud stardis. Võtame siit tiigikurvis jälle parajalt järgi eesolijale nagu tavaliselt. Kipub mul siin leivanumber olema, et enda kaaluga küll mujal võin kaotada, aga tiigikurvis on tänu sellele võtta põhjagaasiga. Ja saan seal korralikult aega teistelt tagasi võtta, keda nii palju pidamist seal ei ole. Kurv läheb pikaks ees sõitjale, aga läheb minul kõrvale. Hoida sisekurvis ennast ja saan päris hea väljumise, aga ikkagi konkurent või kõrvale ja väliskurvist mul ei ole enam võimalik väga hästi hoida. Uudin veel hetkel kuskil telja taga. Selle S-iga ma ei saa siit täna üldse läbi, väikse puute ees oli, aga sellele korralikult pikaks. Kümne kurv nüüd hästi, saan kõrvale. Ees oli jälleks laiaks ja 2 rattaga seal üle äärekivigi. Selle koha saan siit kätte. Puskemine. Tekib isegi idee, et siit on võimalik kõrgemalegi tõusta. Ta läheb siin ees väiksed poisid laiaks. Saame mööda. Oleme järgi siin ka ees väljapool pundil. Tõmbame jälle tiigikurvist korraliku O. Saame taga tõrkerauda kinni ja S-i minnes. Väike puude. Jõuan välja poole, saan siit ninaga ette ja sisekurvist lükata lihtsalt ära. On natuke kuri ja sellega kukume rivi lõppu. Ja uskumatu stabiilsus, iga siin sõidus minu kiirem ring on ainult 0,1 kiirem. Isegi tegelikult natukene vähem kui 0,1 kiirem enda senisest päeva parimast ajast. Kõik sõidud samasse auku ajad erinevate kartidega. Ja ei õnnestunud siin järgi jõuda ja mööda saada enam. Sellega see sõit läbi ja siit 90 kg pluss klassi 6. koht avaetapilt, millega ma läin enam-vähem rahule, aga oleks ikkagi paremini tahtnud. Näeme juba järgmisel etapil.